Siin jälle Kevin Tuudeberg Team Kevskorist ja täna ma teen järgmise nerfide ülevaatuse osa. Täna me teeme 3 püssist ja täna ei tule spetsiaalselt püssi, kuna need püssid on täna väga sisukad. Vähemalt 2 neist. Täna on esimene püss, mis ma teile näitan. Freaking Dart Tag. Jep, see on väga hea püss. Jah, see näeb välja nagu mingi, ma ei tea, mis asi, aga on tegelikult väga hea. Ja sa saad siia panna selle nööri, selle ära visata näiteks. Ja siis sellega sa saad sõpri trollida autonoomselt. See on nagu mingi, muidu on niimoodi. Aga kui sa väga täpselt teha nii. Aga see võib väga fail. Näed mingi. Ja, see on siis Dart Tagi mingi püss, mille nime ma ei tea, kuna siin pole seda peal. Ja see on Swampfire'i põhimõtteliselt eelune. Kuna see näeb välja nagu Swampfire, ainult siin pole seda õha tuge on ju. Anyway, siia muu 10 kuuli. Patareid on included, patareid käivad siia alla. Selle rahti paneb patareid sisse. Siis ma rikun praegu põhimõtteliselt reeglid, kuna see ütleb, et kanna alati prille. Ja see on päris halb. Aga ikkagi, mul pole praegu kuuli sees. Aga kui te tahate, ma võin teid lasta. Vaata. Need, kes tahavad, aldavalt. See on 10 kuuliga järjest. Nii. Nüüd ma lasen Dart Tagiga. Nii. Siin sirgelt. Ja kus kuis. 30 jalga. Väga hea. Valmis. Te parem olge. Kui te vaid näeksite kaamerat praegu. Mul on nii kahju, ma lasin mingi 6 kuuli vastu ekraani. Ja kaamera ees on ainult 1. Siin all on ka 2 tükki. Näete, need. Nii et nüüd on neil vaada koolis. Niimoodi. Ja nüüd oli teil lihtsalt üks kogemus saadud, kuidas on teie nägemine, kui te saate endale kooli. Nii. Niimoodi, järgmine püss on Raven. 3, 4, 5, 6, 7, 2, 9, 3. Nii, kõik korras. Järgmine püss on meil Raven. See. Sellest püssist ma tegin koos selle Strikefire'iga. Tegin ühe treileriga, ühe teistsuguse video suht treileriga. Aga nüüd ma tegin selle puruks, kuna mul on palju lahedam relv. See on P90, ütlen ausalt. Kuigi kui sa paned selle enda klipi, siis see näeb välja nagu P90. Siin on 2 tactical raili, 1, 2. Siia paned salve sisse. Võetad siia lõppu.
ja samal ajal võtad selle välja, kui tahad. Siis patareid siia. Selle väikse päästiku võtad peale, et hakkaks mootor tööle. Muidu see ei lase, kui sa lihtsalt siia võtad mootor peale, siis tõmbad taha ja põmm. Aga sa pead kiiresti päästiku tõmbama, sest muidu see killub kinni. Siia saab panna mingi asja ette. Ja siit näeb, kui kuul on kinni, et seda selliselt niimoodi välja võtta. Nüüd on ka siit näha. Ja siis sellel on hästi mugav võlakaitse ka. See tuleb sul vastu õlga niimoodi lased. Siis see on nagu, seda sa saad niimoodi hoida hästi mugavaid või siis niimoodi või. Ja see on nagu see väike paintballi-püssi omades. Siis siin on nagu 2 kohta, kus sa saad nagu, kus on nagu see mõeldud, et sa oled kinni. Ma ei tea, milleks see siin on. Kui ta näete kuskil niisugused, siis ta tähendab, et siit on nagu, et see on mugavaks jättud. Mina olen isiklikult siit kinni, kuna siit on niimoodi. Siit on mingi siit saavad mingi niimoodi. See on nagu ma väänan oma käe välja. See on vist vasaku käe vist ole või? Ma ei tea. Nii. Siia saab ka selle nööri panna. Ja kui on halb omadus, siis see, et see ei lase tegelikult väga kaugele. See on väga lahe püss. Sellel on väga lahedad omadused, aga see ei lase väga kaugele. See on ainuke jama. Ja minu arust, nii palju kui mina tean, siis see oli minul on see vähemalt esimene püss, millel on 18 salv. See on väga hea. Nüüd on jah juba mingi enamus püssidel juba 25 kooli on ja. Aga siis kui ma selle ostsin, siis oli see kõige rohkemate koolidega püss. Ja ma ei tea, kas siukest rohelist versiooni enam müüakse. Minu arust müüakse nüüd seda eliiti. Ei tea. See roheline on minu arust päris roheld enam. Meil on kodus 2 tükki. Ma räägin talle väikse loo. Meil on 2 Ravenit. Mina sain oma väike vennaga need jõuludeks. Mõlemad saime. Ma olin siis 8. Ja mina hoidsin seda püssi hästi hoolikalt. Okei, mitte päris mingi 13 kulli läksid küll kaduma. Aga ma hoidsin seda väga kasulikult. Minu väike vend, praegu on tema püss prügimäel. Kuna kui ta selle sai, siis see talv, mis meil praegu oli, ma arvan, et võib-olla oleneb, millal te seda vaatate, aga 2014 talv või 2013-2014 talv on õudne. Sa ei tea, mis ta sellega tegi. Ta mängis sellega rahulikult õues, nagu mingi põmm, tegi mingi põmm, on ju. Ja siis pärast mängisime taas ka, on ju, siis ta nagu päriselt lasi. Ja siis ta jättis selle välja, otseses mõttes välja kogu talveks. Raveni. Koos 18 salvega, mille sai ära päästa. Aga ma ütlen teile, ärge kunagi jätke mu püssi välja. Sest mu väikse vennal jäi see lume alla ja kui see leiti, ämblikuvõrke täis, kärbsid täis, usse täis, ämblike täis, sibegad täis, prahti täis, suitse täis, ausalt ka, keegi oli sinna mingi suitse pannud. Siis oli mingid talve ilutulest ikka tükke oli seal sees. See oli tees mingi ülipalju mingid mulda. Ja see on nagu 9 asju, miks pole mõtet panna oma püssi välja kogu talveks. Ja ma päästsin ta salve ära. Aga see on nüüd minu salv. That's right. Okei, ma siin ikka lagusin iga märgis püssi juurde. Stockade. Väga awesome püss. Ta näeb välja nagu Tomiga, kui natuke on. Siia saab panna tagaosa. Sellel on tagaosa olemas kaasas, aga see ei ole praegu siin otsas. Siis
see on automaatne. Siin on nupp, välja sisse, patareid, õeloosid panna, siis siin on selline tactical ray. See on meestele ja sõduritele, kellele meeldib lihtsalt peale minna. See on must. Pole ka minu püsse, kas meil näete. Ülirahe on vaadata nagu sellist automaatide sisse. See on nagu mingi järsku kogu ekraan muutis selleks püssiks on. Aga see püss on väga lahe ja nagu te näete, siin on järjekordne selline koht, kus sa saab vaadata, kas kui kuulid on kinni jäänud. Kui seda täielikult Frenchit tegi. Teil nii seal, sa pead tegema nii. Ja kiiresti püssikut vahetama. Kui sa nii teed, siis see jääb kindlalt kinni. Või enamus neffi püssid on nii, kui sa mingi aeglaselt võetad, siis see püss jääb kinni. Ja siis see lahedastad nii vaata. See on nagu siit rohelisega värvitud. Et siis, kui see on roheline, siis tähendab, et see on kinni, siis saad lasta, kõik on korras. Aga kui see on lahti, siis ta võib roheliseks. Nagu te näete, siit see on mingi roheliseks seal värvitud on. Et see on oranž, nüüd ei või. Kuna see on natuke ohtlik. Nagu te näete, ma lülitan sisse. See on lahti, see ei tööta. Lükkan kinni, töötab. Tõmban lahti. Isegi kui see natuke on lahti, siis ei tööta. Mõni probleem enamus nagu mu sõpradel, kellel see püss on, nagu kes seda kasutavad. Neil on nii, et see jääb mingi natuke lahti on ja. Ja siis on mingi, miks see püssi lase, mingi kinni keernud või midagi või. Ja isegi päästik jääb mingi taha, kui pääsed sisse. Päästiku. Oh my god, nüüd ei päästiku päästikuni. Siis oli ka lihtsalt päästikud tagasi, nagu kui see on kinni keernud isegi. Tagasi. Ja siin. Kui te lasete siin mitte näppe hoida, te võite terve näppe otsast olla. Ja, pesul. Siis mina automaatselt isiklikult hoian seda niimoodi, kui ma lähen peale. Või siis niimoodi hoiavad ka mõned, kuna siin on ka selline hoidmiskoht. Siin vaadake. Aga põhimõtteliselt need on nagu need püssid, mis meil siin täna näitame. Ja see ei lase, see stokkeid ei lase kaugele. Mingi üle 5 meetri laseb, aga rohkem väga ei lase. Ja see oli nagu tänaseks episoodis kõik. Homme võib-olla täna juba näeme ja siis on tore. Ühesõnaga, head päeva, head õhtut, tere hommikust ja head aega. Nüüd ma võtsin siis Reiverit ja Stokkerit. Ja Reiver esimesena. Wow. See oli 20 jalga. Kõigest 20 jalga. Väga hull. Reivar on jah. Kindlasti ka pealkirjamise püss. Nii, stokkeid. Ja see ka parem mulle. See oli 18 jalga. Ühesõnaga, need püssid on nagu ämbussid või siis nagu peale näemise püssid.